tere, head kesklinna elanikud ja kõik teised Tallinna elanikud. Selle video vahendusel on teil kõigil võimalus osa saada Tallinna Saiakese virtuaalsest õpitoast. Eelmise aasta aprillis kuulutas kesklinna valitsus välja konkursi originaalse Tallinna Saiakese leidmiseks. Pagari tänav OÜ poolt küpsetatud Pärmi Taigna kohupiima Tallinna Keerd saavutas konkursil teise koha. Tol korral otsustas hindamiskomisjon, et esimest kohta välja ei kuulutata. Eelmisel aastal Tallinna päeva avamisel jagasime linnarahvale vanalinnas 1500 Tallinna Keerd saiakest. Magusampsu pakkumine Tallinna päeva avamisel on saanud omamoodi ilusaks traditsiooniks. Sel aastal eriolukorra tõttu ei ole meil võimalik teid ise kostitada, kuid oleme kokku pannud lühikese video sellest, kuidas need imemaitsvad saiakesed kodustes tingimustes valmis küpsetada. Kõik, kes te otsustate täna, homme või ka ülehomme saiakesi küpsetama hakata, teen üleskutse postitada sellest kas pilt või video ning saata kesklinna valitsuse postkasti. Juba 18. mail loosime välja kõikide osalejate vahel ühe toreda auhinna. Soovin kõigile head küpsetamist ning ilusat Tallinna päeva. Olge terved! Tere! Minu nimi on Eve Kangur. Me oleme siia kogunenud täna Tallinna päeva raames Pagari töökotta Pagari tänav, kus me valmistame imemaitsvat saiakest Tallinna Keerd, mis on kihistatud kohupiimaga ja täiendavalt vahele pritsitud kohupiimatäidist. Ja muidugi lõpus lisame tervislikkuse nüansi, mis on 4 vilja helvestest valmistatud puiste. Ja nüüd hakkame pihta. Tallinna Keerd saiakese taigna valmistamiseks segage kokku 950 grammi nisujahu, 125 grammi suhkrut, 9 grammi soola ning kuivaine segule lisage seejärel 150 grammi sulatatud võid, 55 grammi pärmi ja 445 grammi vett. Segage komponendid taignaks. Siin videos kasutame me segamiseks mikserit, kuid kodus sõtkuge tainast nii kaua, kuni see muutub elastseks. Seejärel laotage tainas lauale ja rullige ristküliku kujuliseks. Ei ole oluline, et ääred oleksid sirged. Peale seda valmistame täidise. Kohupiima täidise jaoks segage kokku 500 grammi kohupiima, 75 grammi suhkrut ja 1 munakollane. Kui teile tundub, et täidis on liiga vedel, lisage sellele veidike jahu või tärklist. Võtke 2/3 kohupiima massist, ülejäänud kasutame hiljem ning katke kogu rullitud tainas ühtlase kohupiima kihiga. Vaadake, et kogu taigna pind saaks kohupiimaga kaetud. Kui kohupiim on taignale määritud, tõstke ülemine pool taignast 2/3 ulatuses teise poole peale nii, et kohupiim jääks taigna kihtide vahele. Tehke sama teise poolega. Seejärel kontrollige, et taigna pooled on omavahel hästi kinnitunud. Nüüd lõigake taignast ribad. Ribade paksust põõtke sõrmega. Ühe riba laius peaks olema umbes 2 sõrme laiust. Ühe riba kaal on umbes 30 grammi. Pärast ribade lõikamist valmistage ette muffini vormid. Kasutage küpsetusvorme, mis oma kuju hoiavad, et saiakesed küpsedes laiali ei valguks. Nüüd rullige ette valmistatud ribad tasapinnal keerdudeks ning asetage need spiraalselt vormi. Keeru ots kinnitage vormis taigna keskele. Pärast seda laske saiakestel tund aega soojas kohas kerkida. Kui saiakesed on tund aega kerkinud, võtke alles jäänud kohupiimatäidis ning pritsige see kondiitrikotist saiakeste sisse.
Kui teil ei ole kodus kondiitrikotti, võite kasutada ka lusikat. Kui kohupiim on saiakestes, asetage saiadele 4 viljapuru. Puru valmistamiseks segage kokku 80 grammi sulatatud võid, 80 grammi 4 vilja helbeid, 70 grammi suhkrut ja 80 grammi jahu. Nüüd on aeg saiad ahju panna. Eelsoojendage ahi 180 kraadini ja küpsetage, kuni saiad on kuldpruunid. Sõltuvalt teie ahjust võtab küpsemine aega 12–25 minutit. Kui saiakesed on küpsenud, pintseldage neile 2 kihti sulatatud võid. Pärast seda laske saiakestele 10 minutit jahtuda, et või jõuaks sisse imenduda. Head maiustamist ja ilusat Tallinna päeva!